vanaisa teeb? Minge. Mis see on? Ma ei taha mannaputru. Ära muretse, lapseke. Keegi ei sunni sind sööma. Kärt, Mari, oodake mind ka. Vanaisa seisis lumehange otsas ja lõikas õunapuude oksi. Kas sul redelit ei ole, vanaisa? Lapsekene, mis ma selle redeliga teeksin? Hanged on nii kõrged alles. Ilusti ulatun puude latvadeni. Aga miks sa lõikad neid oksi? Muidu kasvavad õunad taevasse ju. Kes neid siis kätte saab? Näe, naabri õunapuul siiamaani ubinad küljes. Siis peab puu otsa ronima. Kuhu mina ikka ronin? Sa võid palgata mind endale appi, vanaisa. Väike kavalpea. Kas linnud ei söö neid? Õige pisut. Marjad meeldivad neile rohkem. Aroonia põõsas on täitsa tühjaks tehtud. Näed? Jah. Lähme vaatame, kas lumikellukesed õitsevad juba. Ma tulen ka. Igal pool on ju lumi. Kus nad kasvavad? Kasvuhoone ääres. Seal, kus kõige rohkem päikest paistab ja lund vähem on. Näe, need väikesed rohelised ongi. Kas need on märtsikellukesed või lumikellukesed? Raske öelda. Ma ei oska nii vahet teha neil. Ma tean, millised nende õied on. Mina ka. Märtsikellukesed on valged roheliste täpikestega. Nad on natuke suuremad ka. Me peame veel ootama, kuni nad õitsema hakkavad. Vanaisa on juba puude lõikamise ära lõpetanud. Lähme. Vaadake linnupesakast. Jah, sinna tulevad linnud elama varsti. Aga vaadake, selle auk on kinni tuisanud ju. Mis lärm siin on? Vanaisa, aita, linnud ei saa sinna pesa teha. Ma võtan selle alla ja puhastan ära ilusti. Ära muretse, Sofia. Selleks, et pesakast kätte saada, oli küll vanaisal redelit tarvis. Mis linnud siia elama tulevad? Tihased. Aga äkki tulevad tuvid ja varesed? Nad ei mahu siit august sisse. Aga kui nad on alles pisikesed beebid, siis nad mahuvad. Siis nad ei oska veel lennatagi. Kas sa paned selle kohe puu otsa tagasi? Ei, ma pean seda natuke kohendama. Mõned naelad välja vahetama, uus katus ehk panna. Lähme nüüd tuppa. Kus see mannapuder on? Siin. Sa panid pudru saia peale. Need on vanaema mannakorbid ja need on imemaitsvad. Kaneeliga. Proovi, Sofia. Ei ole viga.